Selleks aastaks on vist talvekülmadega ühel pool, aga ma usun ja kardan, et väga paljudeski peredes vaadates elektriarveid mõeldakse nüüd nii, et oleks pidanud või võiks selle kodu paremini soojustada. Variante on palju, aga üks minu meelest kõige kiirem ja kõige kindlama kvaliteediga on soojustamiseks kasutada vahtpolüuretaani. Praegu märtsikuus ilmselt igasugune ehitustöö on ikka täiega käima läinud, aga kuidas talvekülmad teie ettevõtmisi mõjutasid, kas vahu panemine kuidagi nagu katkes ka? Loomulikult lähtuvalt ilmast oleme teinud ikkagi sisetöid ja sisetöödeks tuleb vastavad tingimused luua. Tingimuseks on 8–10 kraadi temperatuuri, soojustatav pind soojaks saada ja kui keskkond on 8–10 kraadi, on töö täiesti tehtav ja see on meie selle talvetöö olnud. Antud objekt on koostöös Tuulesoojus OÜ-ga lahendatud selliselt, et välimine kiht on niinimetatud ilmastikukindel koorik, tuleb väljapoole suletud pooridega vahuga. Ja kui see vaht on sinna paika saanud, ilmastikukindlus on saavutatud, siis sissepoole kasvatame avatud pooridega vahukihi, et nõutav kahtlemata sellise lahenduse puhul on aurutõkke kile paigaldamine. Miks ei võiks suletud pooriga vahtu kogu sarikavahe täis lasta? Oleks ju lihtsam, pole vahe teil seal all bussis tünja vahetada ka midagi. Ikka lihtsam. Hinnavahe on täpselt 100 eurot laias laastus kuubi kohta. Ehk siis kliendile on see oluliselt soodsam selline lahendusvariant. Ja järgmine on ka see, et avatud pooriga vaht on pehme, elastsem, mängib puitkonstruktsiooniga paremini kaasa ja see ja teine väike nüanss ja see valik tuleb. Ma sain nüüd jutuajamistest aru, et lisaks ehitusjärelevalvele on teie firma teinud ka tehnilised lahendused ja projekti kavandanud. Jah, meie firma töö põhiosas ongi projekteerimine, siis sellega seoses me lahendame kõik ka eri osad ära. Aga mida siin objekti peal, mida sa nüüd kõige rohkem jälgid ja kuidas sa selliseid vanu objekte, vanu maju hindad? Eks vanade majade puhul on läbimõtlemist alati rohkem, sest materjalid on vanad, tuleb jälgida, mida saab kasutada, mida ei saa kasutada, uued kommunikatsioonid uute lahendustega. Uue maja ehitamisel on meil sellised vahed puitkarkassi puhul, mida ehitajad siis omavahel kutsuvad installatsiooni vaheks. Siin ma sain aru, nukest juhtmete panemise kohta eriti ei teki. Kuhu te juhtmed peidate? Siin antud konstruktsiooni puhul juhtmed tulevad peale aurutõket sõrestiku vahele. Nii et nad jäävad nii nagu tavaliste konstruktsioonide puhul siis korraks nagu pinna peale? Jah. Ja mida üks ehitusjärelevalve just selle konkreetse, kuna soojustamine on meil praegu hetkel siin teema, mida sa jälgid? Et kõik nurgatagused saaksid kindlasti lastud, sest siin on neid nurgatagusid hästi palju, et püsti katused hästi palju on erinevaid kelpasid, vintskappe ja neid erinevaid tahke on hästi palju. Et kõik oleks lastud, kõik oleks täis, et ühtegi prigu ega pragu ei jääks. Kuidas siiamaani pilt on? Siit kõrvalt omanikud kuulevad ka kõrvkikkis, räägime nüüd ausalt ära. Üldiselt on asi normaalne, aga kuna siin on väga nurga taga ronimisel, siis peale esimest laskmist me ikkagi mõningad kohad veel leidsime, et nad nüüd teisel laskmisel kõik vead likvideerivad. Tuleb vaadata alati nii siit kui sealt ja teine teema, et alati ehitusel on materjali sees, mis segavad jälgimist, et kui midagi tõstetakse kuskile ringi, siis tulevad jälle uued asjad välja. Ja lõpetaks siis mõttega, kellel sellel talvel põrandad külmad olid, siis vaadake ikka nurgakivi. Kindlasti leiate sealt varsti nõuande, kuidas põrandad soojaks saab.